Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Ettevalmistus. Enne alustamist lülitage Lenovo IdeaPad 50-80 välja ja eemaldage kõik toiteallikad. Veenduge, et teil on olemas vajalikud tööriistad, väike ristpea kruvikeeraja, plastmassist tööriist aluskorpuse avamiseks ja antistaatiline rihm, et vältida staatilist elektrit. Eemaldage aku, pöörake sülearvuti tagakülg ülespoole. Leidke aku ja eemaldage see, tõmmates akust vabastamise klippe. Aku eemaldamine on oluline, et vältida lühist remondi ajal. Eemaldage kruvid, kasutades ristpea kruvikeerajat, eemaldage kõik tagaküljel asuvad kruvid. Olge ettevaatlik, et mitte kaotada kruvisid. Soovitame kasutada magnetilist taldrikut, et hoida kruvisid organiseerituna. Avage tagakorpus, kasutades plastmassist tööriista, libistage see sülearvuti serva vahele ja tõmmake aeglaselt, et vabastada klambrid. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada plastikut. Jätkake, kuni tagakorpus on täielikult lahti. Eemaldage kahjustatud aluskorpus, kui tagakorpus on eemaldatud, leidke kahjustatud aluskorpus. Eemaldage see ettevaatlikult, tõmmates tagasi ja eemaldades kõik kinnitused, mis võivad olla vajalikud. Jälgige, et saaksite kõik kaablid ja ühendused õigesti lahti. Paigaldage uus aluskorpus, võtke uus aluskorpus ja asetage see õigesse kohta. Veenduge, et kõik klambrid ja ühendused oleksid õigesti paigaldatud. Kui kõik on paigas, suruge aluskorpus kindlalt kinni. Kinnitage kruvid, kasutades enne eemaldatud kruvisid, kinnitage uus aluskorpus tagasi. Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult pingutatud, et tagada seadme stabiilsus. Paigaldage aku tagasi, asetage aku tagasi oma kohale, lukustage vabastamise klipid ja veenduge, et see on kindlalt kinnitatud. Testige seadet, enne sülearvuti sulgemist lülitage see sisse ja kontrollige, kas kõik töötab korrektselt. Veenduge, et uus aluskorpus ei takista seadme normaalset toimimist. Lõpeta, kui kõik on korras, sulgege tagakorpus ja kinnitage see kruvidega. Nüüd on teie Lenovo IdeaPad 50-80 taas töökorras. Kui teil on mingeid probleeme või küsimusi, pakume tasuta diagnostikat ja seadme kodust pealevõtmise teenust. Samuti anname hinnapakkumise enne remonti, et tagada teie rahulolu ja seadme nõuetekohane töö. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.